Tervist. Mina olen Ülemiste vanake. See on siis Ülemiste järv, minu kodu ja mudane kindlus. Ja, see küngasaga on Toompea mägi ja siin alles hakkab sajandite jooksul palju juhtuma. Meie lugu aga algab siit pisut eemalt Pirita jõekäärust Iru linnusega. See oliks igavesti tore koht ja olnud tähtsaks asulapaigaks juba mõni tuhat aastakäiku. Iru asus merest eemal, et piraatidele mitte kerget saaki pakkuda. Ega eestlased ise seal pidevalt ei elanud. Linnuseks endaks oli aga püstistest palkidest kõrge aed ning linnust kasutati vaid kauplemiseks ja sinna mindi varjule ainult õelate külaliste röövretkede aegu. Aga hiljem, kui röövlite linnuse põletamise mood hakkas ära tüütama ning ka jõgilaevade tarbeks liiga madalaks jäi, jätsid eestlased linnuse paiga maha ja kolisid oma vara natukesega julgelt merele lähemale Toompea künkale. Siia ehitasid eestlased uue suure puitlinnuse, Lindanise. See oli hea koht kindlaks koduks. Looduslik järstpaekivi kalju, mille serv palistati puitseinaga. Kõrgendiku laugemale ja kergemini rünnatavale küljele oli aga laotud tugevam paekivimüür. Sadam ja meri asusid lähedal, see aga oli väga soodne kauplemise arendamiseks ning äri hakkaski kohe hästi minema ja ulatus peagi üle kogu Läänemere. Eks see tegi nii mõned ikka kadedaks ka. Ja ega siis ei läinudki kaua aega mööda ja seal nad olidki. Kogu Tallinna laht täitus võimsa laevastikuga, nii kaugele kui silm võttis. Vahvaks saabujaks oli Taani kuningas Valdemar teine võitja. Paavst oli teinud Valdemarile küll ettepaneku minna Taani vägedega ristisõtta Palestiinasse, kuid kuningas eelistas siiski vallutada paganlikku Eestimaa. Algas hirmus võitlus, kus taanlased olid varsti lahingut kaotamas. Nende peapiiskop palvetas künkal taeva poole, oodates päästvat imet. Jumal kuulis palvet ja saatis taevast taanlastele valge ristiga punase lipu. Ka eestlane vaatas üles ja ei uskunud oma silmi. Taanlased said jumalikust märgist hoogu juurde ja võitsidki lahingu. Valdemar kolis linnusesse ja kuulutas taevase ilmutuse riigilipuks. Ning alanud ta oligi see eestlaste pikk orjapõli. Taanlased jätkasid Toompea kindlustamist. Nad jätsid eestlaste linnuse alles ja lisasid selle ette madalamale platoole pisikese püstpalkidest linnuse. Saarlased käisid seda vaatamas ja hindasid taanlaste ehitise kergesti maha põletatavaks. Uute peremeeste elu ei saanud kerge olema, sest see Toompea küngas paistis paljudele meeldivat. Ja varsti olidki kohal uued tegelased, seda puhku sõjakas mõõgavendade ordu. Sakslased vallutasid kogu Põhja-Eesti ja alistasid ka Lindanise kindluses pesitsenud taanlased. Nüüd läks lahti hoogne ja moodne kindlustamine ning Toompeale kerkis esimene kivilinnus. Vaevalt 10 aastat hiljem said taanlased aga paavsti toetusel linnuse tagasi. Nad jätkasid nüüdseks juba linnakeseks paisunud kantsi kindlustamist. Ümber linnuse jalamile kasvanud alllinna ehitati kuninganna Margareete käsul esimene suletud kaitsemüür.
Ühel kenal kevadel korraldasid eestlased suure ülestõusu taanlaste vastu. Olukord läks liiga ebamugavaks ja taanlased müüsid Harju ja Virumaa 4 tonni hõbeda eest Saksa ordule. Linnaga kasvas jõudsalt ja arenes sakste asjalikul juhtimisel Hansaliidu idasuunalise kaubanduse keskuseks. Kuna oli vara natukest, mida kaitsta, siis jätkasid nad hoolega linna kindlustamist ja nii kerkis peagi uus jupp linnamüür ja kaevati ka vallikraav. Linna kaitserajatisi uuendati pidevalt ja nii ehitati ridamisi uusi kaitsetorne ja väravaehitisi. Linna Tõnismäe poolsele küljele kerkis ka võimas suurtükitorn. Selle ehitus võttis aega 8 aastat ja 540 vaati õlut. Torni tipust võis läbi laiade korstnaavade kiigata nii mitmegi linnakodaniku kööki ja nii hakatigi torni kutsuma Kikendi kökiks. Enne Liivi sõda täiendati Toompea kindlustusi veelgi. Lisaks valmis ka suursugune suurtükitorn Paks Margareeta. Teate, mulle endale meeldib siin. Ja meeldis ka Liivi sõja ajal Vene vägede vastu linnakaitseks appi kutsutud rootslastele. Sõjakannul lonkis kohale Must Surm, kes ilma pidulikkuse ja halastuseta võttis kaasa üle poole linna kodanikest. Sõda ise suurt kahju ei teinud. Suurtükkidest tulistati küll Kikendi köki seina sisse 2 härja suurune auk. Aga sellest ei piisanud linna valutamiseks ja linna jäidki valitsema rootslased. Hansa kaubandus käis alla ja laevu linna reitil jäi küll vähemaks, kuid rootslased juba oskasid asju ajada ja elu läks üldiselt paremuse poole. Rajati ka koole ja edendati haridust. Linna ümbritsesid tollasel rahuajal aga lopsakad põllud ja viljapuuaiad. Rootslaste valitsemisaega on ka hiljem ikka kuldseks ajastuks peetud. Kodanikud tundsid rahulolu ja nautisid oma igapäevaseid argitoimetusi. Kuid peagi oli taas õhus tunda sõjalise ohu hõngu ja Maarjamaale maandus Rootsi kuningriigi kõigi fortifikatsioonide arhitekt, direktor ja peainspektor Erik Jönsson Dahlberg. Tema tõi linna ehitusse kohe uued tuuled ja suured, kuid muutuvad plaanid. Valmis suudeti uhketest plaanides saada küll vaid 4. Aga ümber linna kerkis siiski väga uhke muldkindlustuste ja bastionide vöönd, milles äravaimateks pärliteks said Rootsi, Ingeri ja Skåne bastion. Suuremad ehitused katkestas aga valla lahvatanud Põhjasõda ja peagi saabus oma väega võidukas Peeter I. Kuningas Karl 12 ei jäänudki muud üle, kui lüüa kapitulatsioonile käsi alla ja plaksti oligi uus ajastu käes. Kindlustustööd jätkusid ka uue valitseja aegu ja linna ümbritsev bastionide vöönd sai veel nii mõningastki täiendust. Pool bastionide kui ka reduutide ja kaitsekraavide näol. Linnamüür ise aga kaotas oma tähtsuse linna kaitses ja nii sai mõnestki tornist kas vangla, ladu või jäi tühjaks ja lammutati sootuks. Viimast teed läksid ka paljud väravakindlustused. Relvastuse tormilise arenguga muutusid aga ka võimsad bastionid peagi sõjaliselt kasutuks ja nii jäid üsna pea unustusse ka bastionide alused käigud. Bastionitele endile aga rajati pargid, kus linnakodanikud armastasid aega veeta ning ringi vatseerida. Linnapea juures levisid ka arvamused, et linnamüür tuleks täielikult lammutada, sest see takistab vaadet ja liiklust. Läbi Skåne bastioni raiutigi raginal küll tee, aga kõigi kaitserajatiste lammutamiseni siiski ei jõutud. Laguneva linnamüüri ja alles jäänud tornide vastu asuti hiljuti taas huvi ilmutama ja tasapisi hakati taastama müüri osi ka algsel kujul.
Praegu on linna kaitserajatised muinsuskaitse all. Uhkest Kikende köökist on aga saanud lausa linna ajalugu ja selle kaitserajatisi tutvustav muuseum. Linn on aga vohanud ümber müüri igas suunas suuremaks. Nii et praegu ulatub linn juba minuni ja möödagi. Inimesed muudkui ehitavad ikka igasugu asju. Lausa kõike, mis pähe juhtub. See on siis kaasaegne arhitektuur. Naera või puruks. Mina igatahes olen siin ootel ja nagu legendis lubatud, nii kui see linn valmis saab, ujutan kohe üle.